Algab 8. veebisaade Loodushoidlik turism. Tere hommikust kõigile, rõõm, et meid vaadatakse ka laivis ja pärast siis läheb see YouTube'i ja podcasti ka. Et esimest korda mul on niimoodi, et mitte mul ei ole siis üks vestluspartner, vaid on lausa kaks, kuna see koht siin Pärnu rannas, surfiklubi Aloha, surfikeskus, et selle siis eestvedaja Tom ütles, et aga vaata, kui te tahate, kui me hakkame rääkima natuke sellest rohelisest märgist ka, et siis selle asjaga meil on Eleri tegelenud ja siin me oleme, nii et ma ei teagi, võib-olla siis sissejuhatuseks äkki räägitegi ennast, mis järjekorras ma jätan selle alati nüüd teile endale otsustada ja et see küsimus oleks võib-olla ka see, et nagu kaugemalt pihta hakata, et kuidas üldse nagu turismiga näiteks seotud ja võib-olla võiks ju kohe ka, kuna see teema on loodushoid, siis miks mitte kohe ka natuke seda nagu loodusesse suhtumist, ütleme sealt algusaegadel või siis, et kuidas, mis osa see nagu mängib teie jaoks nagu teie tegevuses. Ja suur tänu ka, et tulite. Aitäh, Aivar, et tegid sellise algatuse üldse ja sellist väikest alternatiivset meediakanalit pidada on ju äge. Tõsi, on väga põnev on. Ma eile vaatasin õhtul enne magama jäämist ühte teist alternatiivset kanalit. Neid on nii palju tänapäeval ja töö äratundmine on muidugi ka omaette nagu kunst. Aga katsa mitte kuritarvitada inimeste võib-olla selliseid võimekusi, aga kui hakata kaugemalt peale, sorry, Eleri, ma kohe sõidan sisse, et kui hakata hästi kaugelt peale, mulle hästi kaugelt meeldib hakata peale, et kunagi, kui me tulime Pärnu randa, siis tegelikult me pöördusime siis selle mõttega, et me tahaksime siin midagi teha ja kuidagi lähtudes sellisest rohelisest mõtteviisist, me pöördusime siis lugupeetud arhitekti Rasmus Tamme poole ja ta siis vedas mõned jooned paberi peale, ütles, et aga taaskasutusmotiivid ja merekonteinerid ja me hakkamegi siit minema ja mind muidugi ehmatas algus ära, sest ma neid roostuskonteinerid enne näinud küll. Aga et see on selles mõttes või tol hetkel siis 2009 oli see selline trend, et inimesed hakkasid euroalustest omale mööblit tegema ühel hetkel ja see oli tohutu trend. Et meil kuidagi on nagu algusest peale olnud niisugune hästi roheline lähtekoht, nii et selles mõttes, kui Green Key kuidagi meie õue peale jõudis mingist nurgast, siis meil kuidagi tegelikult ei olnud väga nagu mingit kõrgeid latte, millest nagu üle hüpata, et meie jaoks oli hästi nagu loogiline, normaalne ja mõnes mõttes niisugune loodushoidlik ja keskkonnateadlik lähenemine ettevõtlusele, igapäevasele tegevusele, et see nagu ei ole olnud niisugune väga turundusküsimus, et pigem see on niisugune normaalne nähtus, et selleks ei pea nagu silti välja riputanud, meil on WC-s on tualettpaber ja me peseme käsi, et see on niisugune isikliku hügieeni tingimus või niisugune olema, et see ei ole midagi erilist. Et sealt me nagu tuleme ja me oleme nagu üritanud oma valikuid algusest peale kuidagi selle järgi sättida ja see Green Key nüüd jah, et Eleri selles mõttes sai ülesandeks selle ära vormistada ja nüüd ta on. Et Pärnus ei ole väga palju need ettevõtted mulle üllatavalt. Et ega tast turunduses selles mõttes väga palju tolku pole, aga teatud mõttes ikkagi inimesed täna ma arvan, et ikkagi panevad tähele mingisuguseid nüansse, et mida sa kasutad ja kuidas sa kasutad ja kuidas sa nagu välja paistad. Ja, Eleri, jah, võib-olla just, et kuidas sa sinna Alohast tulid ja kas turismiga olid ka ennem seotud ja kuskilt sealt ja enne võib-olla kui Green Keyst räägid? Täpselt. Üllatavalt pikalt juba Alohaga seotud 2016 aasta suvi jõudsin Alohasse ja enne seda õppisin Pärnu kolledžis. Ei õppinud küll turismi erialal, vaid hoopis ettevõtlust ja projektijuhtimist spordi suunal. Ja tulin ikkagi Alohasse selles mõttes teadmisega, et Aloha on pigem nagu spordiklubi, eks ole.
aga seda suhtumist oli kohe näha selles mõttes, et see on hoopis Tomil olid hoopis suuremad visioonid ja kogu aeg oli sellest tegelikult turismist juttu, et surf on eraldi selles mõttes turismi täiesti liik, et surfiturism ja sihtkoha selline kaasarääkimine kogu aeg käis juba siis. Sina ise seal oledki selle spordiklubi peal rohkem, eks? Lastele, see kohalikele Pärnu lastele sellised nagu trennid. Just, meil on aastaringsed treeningud Aloha veespordikoolis ja siis teeme surfilaagreid ka suvel. Ja muidugi igapäevased siis kliendid ka hooajal, kes sinna tulevad surfiteenuseid pakkuma või kasutama. Et jah, kindlasti kogu see pool on ka väga loodussäästlik, sest et kõik meil on loodusega kooskõlas ja mootoritega ei sõida seal. Aga kuidas nende jetidega on? Et jetidega saab ju sõita kuskil Pärnu rannas ka, aga mitte siis samas kohas või? Kuna ma ei ole tegelikult ei surfanud ega jetiga sõitnud, siis ma tegelikult küsingi seda nagu päris siiralt. Küsimus tuleb päris tihti, et jetidega on päris keeruline. Tom võib-olla pikemalt sellest rääkida, et see on natukene hall ala. Ei ole hästi reguleeritud, et tullakse küsitakse meie juurest. Meie nagu ei tahaks päris neid sinna ette tiirutama endale, müra tekitama. Ei taha ka jahtklubi. No, mina käin rohkem jões kui meres ja siis ma näen neid muidugi ka jõe peal. Seal ei ole probleemi, sest et jõgi on ju siin linnavaheline jõgi on väga lai, et mahub ilusti nii ujuma kui ka sõitma, nii kaatriga kui jetiga. Üldiselt muidugi me oleme seda meelt, et kõik mahuvad sõbralikult kuskil ära. Et nüüd on väga kihvt, rannaettevõtjad saavad päris tihti kokku ja räägivad omavahel läbi siis kuidas kõik üksteist positiivsemalt mõjutada saaks, et sõbralikult hakkama saaks selle väikse ala peal. Ma sain Toomas või Tom, ma ei teagi, mina ütlen vahest Toomas, ma tahan nagu viisakas olla, eks ju. Et ma sain Tom sinust niimoodi aru, et te selle rohelise võtme sertifikaadi jaoks suurt midagi ümber teinud, aga äkki midagi ikkagi, et võtaks mingi konkreetselt mingist kohast kinni, mis te siis, ütleme, kui sa hakkasid sellega, tegid kohe, eks ju, taaskasutatavatesse konteineritesse selle sisse, mõtlesid ka muidu, mis need mõjud on. Et midagi on ikkagi näinud ju paremaks ja midagi on ka võib-olla võimalik veel parandada, et võib-olla mingi näide, mis sul endal nagu jagada oleks nagu. Ja no tegelikult ilmselt jah, Elleri parandab mind selles mõttes, ta on nagu rohkem kursis, et seal mõnes mõttes tuli küll siukseid päris huvitavaid asju vastu, et ma tõesti ei ole kunagi peanud selle peale mõtlema, et mitu liitrit vett minutis pahiseb sul kraanist läbi. Et kraan üldiselt on nagu kinni ja sa kasutad ikkagi vajaduse pärast ja võib-olla paljudes kohtades ei ole see nii, aga me ei ole kunagi selle peal nagu selles mõttes nagu pööranud, aga need Green Key läheb jah sinnamaani välja, et tegelikult mõõdab seda siis läbilaskevõimet ja loomulikult meie majas oli siis ka mingisuguseid mõnes mõttes siuke natukene absurdi meenutav olukord, et sa pead mingit kraani hakkama sellepärast nagu siis vahetama, et sealt on võimalik nagu minutis rohkem vett läbi lasta, kui mingisugune direktiiv seda ette näeb. Aga ma arvan, et selles mõttes on see nagu väga vajalik, kui see suuremat pilti näha, et kindlasti on paljudes majades, kus need kraanid tõesti on nagu tihtipeale lahti ja pahisevad ja seda vett lihtsalt tarvitakse rohkem kui tarvis. Ja siis hästi palju teemasid on muidugi sellega seotud, et prügi on vaja ju sorteerida, aga mis tast nagu edasi saab ja millega me nagu tegeleme, et mõnes mõttes see on nagu sama küsimus, et kas et pudeli vee müüja ei müü sulle ju mitte vett, vaid tegelikult pakendit. Et pakend on see, mida ostad ja prügifirma tegelikult ju ei lahenda ühtegi prügiprobleemi otseselt, vaid ta viib selle lihtsalt meie silma alt ära. Et need on natukene just asjad, mis jäävad võib-olla kriipima, mis on nagu meil siin ühiskonnas lõpuni läbi mõeldud. Aga see selleks, et hakkame kuskilt peale ja minema.
Et oleks nagu ilmselt tore jah, kui rohkem ja pigem nagu suuremad ettevõtted ilmselt nagu sellise väikse analüüsi läbi teeks enda jaoks, et mis on need kohad, mida saaks nagu parandada, et me siin kuidagi planeedi peal jätkusuutlikumalt toimetaksime. Ma olen nagu lugenud mingite teiste maade näidetest just, et kes on ka võtnud sellised erinevad nii vee kui energia kui kütte ja mingisugused sellised nagu teinud seda nagu kuidagi mingid sellised tugevad tegevused, eelkõige ma praegult see näide nagu majutusest on ju, et siis nad on juba, ma ei tea, aasta, 2 või pooleteise jooksul näinud, et see raha, mis nad on selle sisse pannud, nagu tegelikult tasub ära. See vee näide sinu poole, et oled siis näinud ka, et panid sinna mingid teistmoodi kraanid, see oli nagu kulutus, mida muidu nagu ei olekski teinud, aga nüüd kuna vett läheb vähem, siis ka tegelikult see veekulu raha mõttes või on see vesi ikkagi nii odav, et seal ei ole sellist seost? No jah, ei, selles mõttes seda ei ole täheldanud, et seal midagi vähem kuluks. Ma arvan, et küsimus on ikka pigem harjumustes ja tegelikult Elleri juba hakkas sealt kuskilt otsa pealt tulemas, et me tegelikult ju ka inimeste värbamises, et kui paljudel on ikkagi probleem täna tööjõu leidmisega, siis ma ei tea, meil on küll mõningad inimesed jah, ja kogu aeg jätkuvalt puudu tiimist, aga sihukest on nagu hea meel, et iga kevad, kui me ikkagi lükkame üles oma selle töökuulutus, et me otsime endale hooajalisi töötajaid, siis meil nagu pigem inimestest puudu ei ole, et me ikkagi täna nagu valime ja ilmselt me nagu väga oluliselt arvestame seda ka, et missugune maailmavaade sealt nagu tegelikult noor inimesega juba kaasa tuleb ja omalt poolt siis aitame loomulikult seda ilmselt kujundada selle suve jooksul. Aga meil nagu ei ole selliseid probleeme, et kuskil midagi, ma ei tea, väga ikkagi laristaks või et see on ikkagi nagu rohkem kõrvade vahel see filter. Et nagu sa alustasid, et see on kuidagi nagu loomulik, et sa pesed käsi ja võib-olla, et ei pillu nagu neid asju maha, mis sul nagu, et siis selle järgi valitegi neid töötajaid. Kuidas lapsed juba on olnud? Ma arvan küll, et kui mingid asjad on väga rikkis, siis me ilmselt ei suuda seda parandada, aga mingid asjad ilmselt on võimalik anda nagu hea siuke tõuge kaasa ja. Elleri, ma ei tea, sa kuulad meid, võib-olla sul kohe endal midagi öelda, et ma ei küsigi. Ja, ma täiendaks ka tegelikult siit Green Key poole pealt. Kohe tuli endal ka meelde see kraani sama teema. Läbi mitu liitrit siis sealt vett tuleb. Aga taotluse koha pealt võib-olla teistele siis aru saamaks, et mis see Green Key üldse see ökomärgis endas sisaldab, et kuidas taotlemine käib. Seda oli nüüd 13 alapunkti, et ongi vesi ja energia ja prügi ja erinevad sellised 13 punkti ja sinna alla tuleb veel kuni 26 alampunkti, et see on väga-väga mahukas. Selles mõttes selle täitmine, jah, Tom ütles küll, et vormistamise küsimus suhteliselt nii oli, et ausalt saad ikkagi ära öelda, kas meil see asi on või ei ole. Mõned punktid seal on soovituslikud, et ei pea olema kohustuslikud. Aga mis selle tegi natukene keerukaks selle vastamise oli see, et see on suunatud rohkem tõesti sellisele hotellile või kuidagi nagu aastaringselt toimivale ettevõtlusele, kus tõesti see teeks suure muutuse, kui sa nüüd neid veetarbimist seal ise reguleerid, siis hotellides kohe kulub seda märksalt oluliselt vähem, eks ole. Aga meil sellise hooajalise ettevõttena, kus jah, inimestel on juba head harjumused, siis ta nii suurt sellist vahe ei tee. Aga kuigi Green Keys saab eraldi siis taotleda nii sellised atraktsioonid kui majutusasutused, kui nüüd tuli ka restoranid. Ja seda hakati hästi propageerima nüüd 2020, kui kuidagi ettevõtetel läks keerulisemaks, et siis see oleks nagu natukene konkurentsieelis. Ja siis sellel aastal sai seda taotleda tasuta. Ma küsin, kas te ise seda tegite, kui te selle saite ka, see on nagu toitlustusel ka või? Teil on ju seal väikene mingi kohvikumoodi asi, eks ju? Et see siis on nagu tervikule, jah, et teie see nagu, et võib-olla midagi, toitlustusel on ju täiesti kohe oma, eks ju, mäng, et võib-olla midagi sealt niukest, ma mõtlen just, et midagi niukest äkki, millest peaks ka teistele ettevõtetele nagu malli võtta, et mida te ja kuidas te teete? Näiteks Green Key väärtustab ka seda, kui sul toit tuleb ikkagi kohalikest
ka mahetaludest, et sa pakud menüüs midagi kohalikku. Et see läheb meile ka korda. Meil on mõned partnerid sellised Aru loodustalu, näiteks sealt tuleb meil mahemünt, eks ole, et baarist me selliseid kokteile pakume, milles piparmünti sees on. Muidugi kõrred on juba selline natukene ära leierdatud teema, et Piliro kõrred, Sutu oli meie partner seal. Värske kala lahelt. Ja, See palju tahta, et iga hommik on nagu morning catch või? Hea meelega, Aivar, võtaks selle kala vastu. Aga jah, see on küll, ma ei tea, kust otsast seda probleemi lahendada, aga selles mõttes jah, et ega seda ei tule niimoodi sealt mere seest välja, kui sul vaja on. No, nagu meie elektritarbimine, et ega me ei oota ju, kuni tuul hakkab puhuma seda propelleri sisse, vaid meil on vaja lülitada siis, kui meil tarvis on. Sa ise seda mainisid ka, Tom, et ega see prügi sorteerimine ju ei lahenda nagu prügi probleemi, aga et mis ilmselt just toitusse poole peal on võimalik teha just, et kui palju sa sisse võtad mingisuguseid pakendeid või ütleme, sa saad nagu valida ikkagi kuigivõrd, eks ju. On teil siin mingi hea praktika näiteks, et kuidas vähendada nagu seda suurt pakendamist, mis kohvikutesse, restoranidesse sisse ostu teel nagu juba saabub? Meil hakkab sealt selles mõttes peale, et me tegelikult ju kogume tegevus on nii, näed, rohelised teemad, nii selles mõttes loodusesse põimunud, et sa ju tegelikult näed ette, mis ilm on, et võib-olla selles mõttes niisugune surfari taust või olemus on see, et ma korra seda tuuleenergia värkisin, et me ju teame, et me ei saa surfata, kui tuult ei puhu. Me ei saa nagu teha asju, kui ei ole looduses mingisugused asjad täpselt nii, nagu meil vaja on parasjagu. Ja kogu see planeerimine, mis tehakse, tegelikult on ikkagi suuresti selle pealt, et ilmaprognoos ja õnneks on täna ikkagi nagu nii palju täpselt need asjad, et me ikkagi teame ette selles päris mitu päeva, nagu, mis tuleb, mis tingimused on. Ja peaesineja täna Pärnu rannas ikkagi on ju päike. Et kui päike on peal, siis rahvast on palju. Ja sellega sa saad ju planeerida oma neid koguseid. Ja tegelikult ega seal nagu nii-öelda prügikastid täiteks nagu asju ei osteta. Et pigem ikkagi nagu siukse defitsiidi piiri peal nagu opereerid, et asju oleks nagu täpselt ja piisavalt ja me selles mõttes oskame neid asju ette planeerida, kuni jah, ütleme siis tooraine tellimiseni välja. Et kas päikest on või ei ole, et selle pealt me teame, mis on kogused ja siin ma tean, et on kõik need rannaettevõtjad ja ka linnavalitsus, kes siin nende igasuguste prügikuste üldiste teemadega, et nagu alati sealt muigad natukene kõrvalt, et vaadake ilmaprognoosi, mis tuleb. Me teame täpselt, kui palju seda prügi sinna tekib ja kui palju seda toorainet tuleb tellida selleks päevaks. Et ma ei tea, üsna optimaalselt on võimalik nagu opereerida. Turult ka siis käite ja toote mingid kraame või ainult ladudest? Turult ka ikka jah, käib läbi selles mõttes, et mingid hooajalisi asju on sealt võimalik kindlasti meil saada, et me seda kasutame ära küll. Tahtsid midagi täiendada, Leri? Ja ma lisan ka, et turul kindlasti võtame ka värsket kraami, saab hästi ilma pakendita sealt pigem neid asju. Ja see toidu äraviskamise teema jah, on selline väga tugevalt sees, et keegi seda meie majas ei osta, et pigem läheb siis oma töötajate söögiks kõik see, mis hakkab nagu ära minema käest. Meie tähtajad hakkavad üle minna, aga komposter on ka Aloha surfikeskuses kuskil seal luidete vahel või? Täitsa on olemas, et kuhu saab sellist igapäevaseid nagu mingid banaanikoori me päris sinna kuskile randa ära ei peida, aga sellist muud looduslikku, mis... Ja mis sellest kompostitud sellest tootest, siis sealt peaks ju muld tulema lõpuks. Mis te sellega teete? Meil on ka lilled Alohas täitsa olemas.
et mis ka tegelikult Green Key'le hästi läks korda, on see, et kui vihmaveega lilli näiteks kastame ja nii, et mida vähem kuskilt, et iga selline väike liigutus ka. Aga vihmavett kasutada kuidagi peale lillede kasvus veel kuidagi või? Jalgu saab loputada vihmavees peale surfamist tulemast. Ja võib-olla lisaks söögile mul kohe siit tekkis neid mõtteid, et jah, meil on nagu söögiosakaal Alohas selline võib-olla natukene väiksem, aga kogu ka see surfi poole varustuse teema, et kuidas me valime oma üldiseid partnereid ka, käib sinna poole ka, et kogu see surfi varustuse tootmine oleme valinud sellise partneri, kes teeb seda ka väga väikse jalajäljega või peaaegu, jah, et ka samamoodi pakendab oma tooted siis taaskasutusmaterjalidesse ja on täitsa oma kodulehel välja toonud selle CO2 neutraalsuse. Et väikese energiaga teevad lohed valmis. Ja ookeani plastikus surfilauda saab näiteks osta või? On üks edased, nii nagu rõivaid tehakse, eks ju, ookeani plastikust. On mõned juksed brändid, mõned üks tooted, kes on spetsialiseerunud juba sellisele ringmajandusele surfivarastuse pakkujate seas. Ei tea. Ma pakun, et kui me läheme ikkagi nagu sellise tehnilise soorituse peale, siis seal ilmselt pigem täna üritatakse kasutada mingisuguseid sellised looduslikke materjali, mis on nagu kiiresti taaskasutavad, igasugused bambuse ja korgi ja mingid sellised asjad, mis oleks kerged ja mida loodus suudab nagu kiiresti nagu taastoota. Selliseid, ma ei tea, plastpudelistest toodetud ja nagu jääkidest toodetud asju pigem me näeme täna mingisuguste, ma ei tea, sellised kõrvalproduktidena seal. Et on täiesti olemas ja kõik see muidugi teeb selle toote nagu omajagu kallimaks. Ja see on nagu teine teema, et Elari siin korra mainis, et meil on tegelikult nagu jube hea meel, et on terve rida inimesi, kes selles mõttes nagu saavad aru, neil on see oluline ja selles mõttes ei küsi hinda. Aga et kui sa nagu selles mõttes nagu selles konkurentsiturul oled ja sul kõrval ikkagi on toode, mis on peaaegu 2 korda odavam, siis et tihtipeale sa selles mõttes jääd oma ökoloogilise sõnumiga alla. Ma korra võib-olla tervitaksin siit Geokammerite Augusti unetust, et neil oli sel aastal suurepärane kontseptsioon. Nad ju mõtlesid välja, et see plasttopside nagu siuke festivali värk, et teeme siis topsi, et millega inimesed saavad nagu ringi käia koroonaaeg ka ja panid topsile hinnaks 5 eurot. Korralik tops selles mõttes ja me nagu ka selles mõttes liitusime sellest ja see, mis seal lõpuks siis toimus, need inimesed kohal olid, et mõni läks nii närvi, et pidi lausa kallale tulema, et mis asi see on, et ma ostan endale nagu mingisuguse topsi, et mis te nagu nalja teete. Et ikkagi võib-olla selline üldine haritus ja see peab ikkagi nagu ka nagu kuidagi järgi arenema, et asjadest nagu aru saadakse. Asjad võtavad aega lihtsalt, eks ju. Jah, head algatused ei ole, et tegelikult oleme siin ka selles mõttes topsimajandusest rääkides, me oleme vist üle 5 aasta kindlasti oleme siin kaalunud erinevaid mingid selliseid pandimaksu nagu mingisuguseid mõtteid, mida siis nüüd paljud praktiseerivad, et Pärnulannas ka on tegelikult on mitu ettevõtjat juba mõnda aega praktiseerinud ja ka selles mõttes, ma arvan, et seal on kuskil mingisugused uued lahendused tulemas, et inimesed ka nagu jõuavad järgi selleni. Et ühel hetkel nagu ühekordseid toidunõusid nagu Ranna rajoonis üldse väga me ei näegi, et on nad võiks olla, jah. Et hea meil on selles mõttes, et tänapäevalt ettevõtjad on suuresti ikkagi selles mõttes kuidagi hästi välja valitud sellega, et kõigiga tegelikult on need teemad suhteliselt nagu lihtsasti läbikäidavad ja sihukest Elari, sina ju võiksid, vähemalt minule sa võiksid olla tütar, ma tean sinu isaga kusjuures väga hästi. Kas sa näed, et siin on nagu mingite põlvkondade teema ka või? Ma mõtlen just
No hästi konkreetselt oma selle klientuuri põhjal, keda sina siin näed või ütleme selle turismiseltskonna või oma nagu partnerite näitel on need teised turismis puutuvad ettevõtjad näiteks, kellega sa suhtled. Et see just see loodusest hoolimine, kas see on kuidagi niisugune asi, kus on mingi põlvkonnad erisused ja kui on, siis millised on? Ja mul ka kohe algusest tuli meelde, et tegelikult et ma olen hästi maalähedaselt kasvanud, veetsime palju aega Soomaal väiksena ja ka seal käis see turismi teema tegelikult läbi, aga siit ühtepidi on nagu nõukogude aegsed inimesed, nende jaoks elementaarne, et asju korduva kasutatakse ja parandatakse ja ei visata ära, eks ole. Teisipidi nüüd noortel on jällegi hästi sellise võib-olla kuidagi meediatuhinaga kaasa et sellest saabki tegelikult trend, see keskkonnahoidlikkus või keskkonnateadlikkus. Et selles mõttes noortel praegu võib-olla isegi paistab see rohkem välja, sest nad räägivad sellest rohkem, aga nagu Tom ütles, et midagi on elementaarset tegelikult, millest võib-olla ei olegi vaja rääkida. Sa oled optimistlik, Tom, et ütleme, kui uus põlvkond nagu rohkem saab sõnaõigust, kogu aeg ju kõik käivad vanemaks ja see järgmine generatsioon toob sellise pöörde siis nagu laiemasse pilti. Mina olen küll optimistlik, et asjad muutuvad, selles mõttes muutuvad nagu meie selles kultuuriruumis. See on nagu küll. Võib-olla lihtsalt, ma käisin Maldiividel just hiljuti, et seal tegelikult on kuidagi see jälle teistmoodi, et kui sa ikkagi nagu mõtled selle sektori peale, kus seda rahvast on hästi palju tegelikult ja nende nagu väärtushinnangud, et see maakera on nagu meil tegelikult üks, mida me siin jagame, et me võime siin säästa ja investeerida mingitesse keskkonnatehnoloogiatesse asjadesse. Et kui teisel pool maakera seda väga ei tehta, et lahe näide, kuidas sõidad paadiga mööda merd, turistid on kõik peal ja ikka läheb kellelgi süda pahaks. Et hea klienditeenindaja annab sulle kohe siis nii-öelda kotikese, millesse saad või oma kauba nagu ära anda ja kui sa oled siis lõpetanud, siis lahke klienditeenindaja viskab selle galantse liigutusega üle baarda sinna loodusse tagasi, et nagu sellised looduslastel on natuke teistmoodi, et meri võtab, meri viib ja see on suur ressurss. Et me siin teeme kõik endast sõltuva, et kas ka kõik teevad. Et maailma ei päästa see, kui vähesed teevad kõik endast sõltuvaid, kui kõik teeksid natukene. Üks teine asi veel, mida ma nagu päriselt ka ma ei tea, eks ju, ja nii nagu seda jetide ja seda asja ma ei tea. Et ega ma ei tea, kuhu kõik ikkagi heitvesi läheb, mis Pärnu linnas siin on ja ma siis ei küsikski mingite teiste kohtade kohta, aga küsiks teie kohta, et kuidas teil on see korratud kogu see heitvesi, seal ei ole võib-olla palju seda jälle, aga teil ikka mingi restoranide pool ja käimlate pool on või olete tegi kuivkäimlate peal äkki või? Ja me filtreerime kõik vee ära ja siis me teeme sellest limonaadi, müüme Läti maa. Ei ole. San Pellegrino. Jah, kõiki asju ei jõua selles mõttes ise nagu teha ja ma arvan, kas seal nagu ongi mõtet, et me ikkagi selles mõttes nagu usaldame, et Pärnu vesi on lugupeetud ettevõte, kes ilmselt teeb oma parima tehnoloogilise protseduuri, mis selle veega saab enne tagasi loodusesse laskmist teha. Et meil endal selles mõttes ei ole, et me oleme tarbijad ja me pigem katsume siis nii palju vähem tarbida. Sest et ma ei tea, mulle tuleb ette jällegi see Skandinaavia näide, et seal on ju küllalt neid piirkondi, nagu oma valitsuse, kus kohas selline kuivkäimlate süsteem, kompostkäimlad selles mõttes on nagu üldlevinud, on ju, et see, et sa nagu loputuskastist põhjavett tõmbad peale, et see nagu mitte, et seda seal ei ole, seda põhjavett, aga kuidagi niimoodi on eluaeg olnud, et on seda hoidutud nagu sellest vesipildikutest nagu sellistes, ütleme looduses. Võib-olla, et Pärnu linn pole siin hea näide, aga just, et sellised nagu sügaval kuskil looduses sellised keskused. Neid mõtteid on tegelikult ja, mismoodi kas või sama see kastmisvesi, mis seal Elari korra mainis ja et selles mõttes see, mis sealt taevast alla tuleb, et on hästi palju, pluss see, et meil on tegelikult ka meri loksub ees, et seda
seda nii-öelda looduslikku asja saaks selles mõttes kasutada küll, just samad loputuskastid ja asjad, aga ka üks, millele kõik päädib, on see, et kes selle jõuab kinni maksta, et kuna meil see hooaeg on ikkagi üsna lühikene. Ja teine asi on see, et enamus siuksed asjad, kui sa seda komposteerimist ja asja nagu mainisid, et nad võtavad ruumi. Ja kui me nagu lõpuks tuleme selleni, et mis maksab nagu ruutmeeter maad seal rannas, siis see on hindamatu väärtus. Et siis sa peadki tegelikult kaaluma, mida sa tegelikult sinna lõpuks jätad ja mida sa ei jäta. Ja neid suurepäraseid ideid tuleb seal tegelikult rannas külastajate poolt iga päev, et mida kõike me võiksime teha, aga paraku me ei suuda seda teha, sest meil ei ole tegelikult mitte ühtegi ruutmeetrit kuskilt seda maad võtta rohkem, mis seal on. Et me isegi oleme sunnitud seal mõningaid teenused sellepärast nagu ära lõpetama, et ei ole kohta selle jaoks. Ruumi oleks. Seoses selle rahalise võtme sertifitseerimisega või selle märgisega, et selle ütlesid ka, et see vist on enamasti majutuskohtadele on ju. Ja et see, et teie ta võtsite ette, see on nagu suhteliselt nagu siuke esmakordne või neid on väga vähe. Ma pean nüüd ka vaatama järgi võib-olla, aga et igal juhul on need mingi ühe käe näppudel, kes on siis mitte majutus ja kes on selle rohelise võtme saanud. Aga Sorry, minust on ühe käe näppudel üldse, kui me räägime Pärnumaast ja rohelist võtist. Ma mõtlesin praegu Eestit küll. Et see märgis on ju juba, ma ei tea, üle 10 aasta olemas, aga ta on nagu olnud majutussektorile. Et teie näitel tegelikult võib selline atraktsioon või selline mingisugune aktiivse puhkuse keskus seda küll taotleda? Kindlasti võib, aga nagu Tom ütles, et selles turunduses peaks ka natukene siis, et sellest oleks rohkem kasu, et võib-olla veel rohkem olema juhitud kuidagi ja räägitud, et hästi meieni jõudis info muidu sellest Visit Pärnu infokirjast. Hando hästi hoogsalt tegeles sellega. Hando on nüüd edasi liikunud, et Green Key enda projektijuht on Triin Killing, kes meid aitas päris palju sellega ja käis auditeerimas ka meid. Et te soovitate nagu teistele mingitele sellistele saunastele teenuste pakkuda, aktiivse tegevuse pakkujatele? Mida rohkem neid on, seda suurem see väärtus seal taga oleks. Aga korra Aivar, sa alustasid, et hakkame kaugemalt peale, et võib-olla me selle Green Key'ga selles mõttes veel kaugemale minnes, siis võib-olla see oli niisugune mingisugune trots ka seal taustal natukene, et neid märke on tegelikult hästi palju, millest nagu kinni võtta ja mingil hetkel siis me tegelikult pidasime sisemiselt siin omakeskis nõu, et mis kurat, et laud on nagu märke täis selles mõttes ja kõik need märgid on tegelikult, nad vajavad juhtimist. Ja võib-olla mitte midagi nagu kuhugi nagu suunates, aga meil on hea näide näiteks sama, see siin on turvaline, mis tegelikult algas Pärnust ja nüüd täna üle Eesti läinud ja mõnes mõttes nagu otseselt, ma nüüd võib-olla teen kellelegi liiga, aga mulle tundub, et nagu Ülaru sellega nagu seal ei ole nagu omanikku või nagu keegi ei tegele selles mõttes, et märk mõeldakse välja, aga tegelikult kõik märgid vajavad juhtimist. Ja Triin Killing selles mõttes kindlasti eristus sellest, et kui me panime kõik nagu märgid laua peale, me võtsime kinni muideks esimesena ja kõige suuremad tegelikult sinilipust, mis on Pärnus nagu olemas olnud ja sidusime oma turundusele sinilipuga ära ja siis meil üllatuseks tuli välja, et mitte keegi nagu ei tea, mis juhtus, aga sinilippu enam ei ole. Kas sa tahad öelda, et see organisatsioon on kokku kukkunud juba või? Ei ole olemas enam? Ei, organisatsioon vist on olemas, aga see, mis ta Pärnus kokku kukkus, on niisugune jällegi nagu, et pall kukub keset põrandat, sest keegi nagu ei vastuta otse, et on tore, et meil on mingid asjad nagu olemas, nagu Pärnu randki on olemas. Ei lähe kuhugi ära, aga sinilipp nad kurat läks ära käest näppude vahelt. Ja me nagu selles mõttes võtsime need märgid ette, kõik neid on tegelikult hästi palju ja siis mõtlesime, me nüüd paneksime endale niisuguse infotulba sinna ja paneksime kõik need märgid rikka, mis meil on. Et meil tuleb tegelikult ka hästi palju, Elleri korra puudus seda, et meil tulevad siis aiast tooteid juba näiteks ka lohesurfivarustus või üldse surfivarustus, mida tehakse nagu hoopis teistel alustel kui võib-olla niisugune tavaline, et nad on natukene kallimad, aga sellest peab nagu rääkima. Et võtaks enda peale, et räägiks, et mis need asjad on.
ja ega sealt nagu väga palju selles mõttes nagu järgi ei jäänud, et Green Key on täna selles mõttes üks nendest ja piinlik lugu on jah selle sinilipuga, et ma loodan, et see asi nagu laheneb ja see tuleb meile tagasi. Et jah, reklaamlause, mille me välja mõtlesime, kasutasime hästi palju see, et me teeme neid asju sellepärast, et Pärnu rand oleks ka 100 aasta pärast sinilipu vääriline. Võta näpust, 6 aega hiljem tuli teada. Seda pole enam. Pärke peab juhtima. Niukene, mul on mingid standardküsimused ka, kui on välja küsikski teie mõlemite käest, et kust te saate inspiratsiooni või ütleme, võite ka nimetada mingisugust eeskujusid või võib-olla mitte, kui ei taha kedagi nimeliselt, siis üldse, et mis teid inspireerib nagu? Võib-olla hakkame Eleristele pihta. Okei. Eeskujud, selles mõttes jah, võib-olla ma jätan nimed nimetamata, et erinevatel inimestel on hästi palju erinevaid häid omadusi, et mida pigem erinevate inimeste puhul siis vaadata või imetleda või võtta eeskujuks. Kindlasti pigem sellised lähedamal asuvad inimesed, keda tead ilma nagu meedia sellise imidžita, et mis nad nagu päriselt teevad ka. Et mind kindlasti loodus inspireerib, selles mõttes läheb see siit kokku. Selline, võib-olla ka see kooli valik üleüldse, et kuidagi alguses ei tundu, et ikka Pärnus või kuskil ääremaadel inimesed mõtlevad, et no Tallinn või Tartu kool. Tallinn on natukene siuke liiga võib-olla kiire ja suurlinn maalähedasele inimesele. Tartus jälle pole merd ja kuidagi see tõesti tundub täiesti võimatu elada ilma mereta sellisele mere ääres kasvanud inimesele. Et ilma selleta üldse mõtted ei liigugi. Jah. Millest sina saad nagu väge, Tom? Ma ei tea, mind inspireerivad suuresti inimesed ja Eler inspireerib mind väga ja Aivar, sina inspireerib mind väga. Aga võib-olla selles mõttes minu jaoks on kuidagi see elustiil kujunenud nii, et meil on hästi kiire talvel ja meil on hästi kiire suvel, kus tegelikult, ma toon mingi võrdluse vihmaussiga, kus sa nagu lülitad mõnes mõttes nagu ajud välja, et seal seljaaju tasandil nagu opereerides sul peavad olema kõik asjad valmis mõeldud. Et see, mis juhtub, on tegelikult nagu üks suur rock-festival, kus tegelikult selle festivali ajal sa ei mõtle enam mitte midagi. Sul on kõik asjad nagu ammu nagu läbi mängitud, harjutatud ja siis ainult vormistatakse see asi. Automaatkäigul lähed? Jah, et seal ei ole nagu mingit mõtlemist ega midagi. Aga sinna vahele jääb tegelikult üks periood, see on tegelikult just see sama sügis, kus tegelikult septembris me vaikselt nagu siis saame jälle hinge tõmmata ja oktoober-november tavaliselt on need ajad, kus tegelikult saab siis käia ringi ja koguda inspiratsiooni tegelikult mujalt maailmast. Ja ma seda nagu usinalt kasutan ja paljud asjad ei ole loomulikult kasutatavad ja paljud asjad on ka see, et wow, nii ei saa, nii ei või. Ja nii ma käin ja kogun seda ja üritan siis intelligentselt kopeerida muu maailma kogemusi, mida kõik on võimalik ja nii ta on seiklus. Ja kui sa nüüd veel, et mis siis mõtleme nüüd see koroonaaeg, siis ma nagu televiisorit väga palju ei vaata, aga päevauudised ei huvita sind, jah? Aga ma tegelikult siis aasta tagasi võtsin endale Netflixi. Mõtlesin, et nüüd on selleks aega. Kurat, kus ma olen sealt leidnud inspiratsiooni endale, see on uskumatu. Et täitsa nagu totakaid filme sa vaatad nagu mingisuguse oma nurga alt ja näed sealt. Et näiteks Rose Island. Ei ole vaadanud. Ja see ei olegi selles mõttes nagu ilmselt filmile peal nagu satud, mina täitsa juhuslikult sattusin. Väga kiht oli, tunned ennast ära natukene ja siis mõtled, aga see võib-olla ei olegi nii halb, et kui sa mõtled, sa oled natuke mingi kiiksuga natuke kuskilt otsast lolliks läinud, aga tegelikult see ei olegi midagi uut siin maailmas. Et nii on ennegi juhtunud ja nii sa võib-olla jätadki mingisuguse märgi maha. Milline teie selline
ütleme, positiivne siis vaade on, no ütleme, visioon, mis on teie enda ettevõtte või ütleme Pärnu turism, Eesti turism 5-6 aasta perspektiivis. Ma ei tea, mina nagu sellist 10 aasta või 15 aasta perspektiivi juba raskesti hooman, aga 5-6 aastat see tundub ka juba päris kaugel tulevikus ja just, et kui mõelda, et kõik see, mis meie ümber on, eks ju, ühelt poolt jah, see suur muutus, mis reisimises niikuinii on, teiselt poolt need ökoloogia, eks ju, jamad, mis nagu aina nagu koonduvad või nagu kuhjuvad ja siis millisena te näete turismi tulevikus? Oh jumal, Aivar, kui sa küsid nagu 5-6 aastat, et me 6 aega ette teame tegelikult päris hästi. Et ma arvan, et selles mõttes niisugune ülim paindlikkus ja adaptiivsus, et korra sa küsisid Eleri käest, et kuidas see jah, need tööülesanded, tegelikult on see, et Eleri vastutus ja roll on nagu oluliselt suurem, et kui see nagu välja paistab, et mina nagu jahun niisama ringi ja tolmlen siin-seal, aga reaalselt ikkagi nagu lastekool, kogu see surfikaubandus ja kõik personalivalik ja kõik on need asjad, mida tegelikult Eleri nagu ära teeb, et mind poleks olemas, kui seda tütarlast meil seal poleks. Aga ma endiselt seda mõtlema, et kui nagu sellisest looduslikkusest ja loodusesse põimumisest, et mõnes mõttes nii nagu, ma ei tea, Pärnu turism on tegelikult ka Aloha hästi niisugune looduse soonsuses kinni, et kui me siin talveks hiberneerume nagu karu läheb talveunne, et me selles mõttes nagu oleme nagu rannas vähemasti üsna sellised karulaadsed nähtused ja meid ei jää väga palju järgi, et me nagu natuke nagu kärbume talveks, mis tähendab seda, et kevadel me läheme jälle nagu siis õide ja lopsakasse oludesse ja meie meeskond jah, kasvab tavaliselt niisugune 20+ kuni 30 inimest välja mingitel hetkedel, sõltuvalt definitsioonist. Et ta käib nagu hästi niisuguses looduslikus sünergias, et kui on ikkagi tingimused... Tsükliline niisugune aeg. Jah, ja kui sa küsid, et mis saab 5-6 aasta pärast, siis ma ei oska sulle öelda, et kui ma nüüd... Aastaajad vahelduvad endiselt ka siis? Seda kindlasti, jah. Et võib-olla nagu, jah, et kui ma nüüd selle aasta ma inspiratsiooni ajast veetsin suure osa näiteks seal samal Malediividel, vaatasin, mismoodi seal asjad käivad ja sealt distantsilt vaadates seda Eesti asja praegu ikka. Tegelikult on natukene kole, kui sa oled nagu ülemaailmses uudistevoos, oled number 1. Et kes pagan siia peaks tahtma tulla ja selles mõttes ma ei tea, mina olen veendunud, et kui me räägime nagu turismist, siis punkt 1 nagu, et meie turismipoliitikas võiks tekkida arusaam, et mis asi selles mõttes turism on, et kuidagi seal nagu eristada, et kas need on ikka sama asi, et kui tuleb uudis, et turismisektor on nüüd päästetud, et lennukid lendavad kõik taas Egiptusesse. Et kas see on see, millest me räägime ja kas see on see, mis on meil nagu sellises riiklikus mastaabis tähtis. Et palju tähtsam tegelikult on see, et kuidas mingid riigid suudavad endale tekitada turvalisi kanaleid, et siia nagu saaksid tulla, et see siseturism tegelikult ei ole nagu päris turism. Et see ikkagi on nagu natuke püksi pissimine, et see korraks nagu annab nagu sellise efekti, et meil ei kuku päris kokku need turismiettevõtted, aga tegelikult ikkagi sellises rahvamajanduslikus vaates peaks olema see, et see raha ikkagi tuleb nagu teenuste ekspordist ja see on ikkagi piiriülene. Et siia peab kuidagi saama ja pääsema. Et see nagu, ma arvan, et selline kõige nagu võib-olla olulisem küsimus üldse, kuidas võib-olla see arusaam nagu jõuaks tegelikult sinna, kus ta peab. Et me kõik saaksime aru, et mis asi turism on. Aga mis siin 5-6 aasta pärast juhtuma hakkab, et ma loodan jah, et mingid asjad jõuavad nagu kohale jällegi minu sellel reisil, et see riik, kus ma käisin, seal inimõigustega ei ole nii hästi kui Euroopas, aga tegelikult president ütleb, et nii on. Ja tegelikult on öelnud, et kuna turist on meile oluline, meie rahvamajanduses on nii oluline, et kui neid ei ole, siis meil on tegelikult nagu pupu. Ehk me teeme need süstid ära ilusasti ja käitume nagu peab, siis tegelikult seal jah, mingitel saartel on 98% on tegelikult juba siis vaktsineeritud ja
ja turism on selles mõttes taastunud. Ehk et nad seal tähistasid just samal, kui ma seal olin, miljoni enda ehk siis 1 miljoni turisti saabumist. Ja mis tegelikult nende hiilge ajal oli 1,7 miljonit, mis tähendab seda, et juba kõik siis ülemaailmsed krediidireitingud on juba nagu näitavad taastumist ja neil on kõik sinna väga vastik minna, sa pead kõik oma testid ja asjad ära näitama ja tegema mis iganes protseduure. Aga kui sa selles mõttes oled, siis saad aru, et mõnes mõttes me olemegi oma uues normaalsuses. Eleri, kuidas sina vaatad nagu sellises 5 aasta perspektiivis? Võib-olla ma jääks natukene siia ligemale oma jutuga, et see põhjus ikkagi, miks Pärnusse tulla, on ju tegelikult inimesed tulevad ranna pärast, tulevad tegevuste pärast, ei tule ainult majutuma siia, et see on väga suur samm, et need rannaettevõtjad ikkagi saavad kokku ja kui see rand nüüd 5 aasta perspektiivis, ma loodan, et varem saab väga hästi juhitud, et inimestel on mingid põhivajadused, et tahavad kuskile oma asjad rannas jätta, tahavad süüa midagi, tahavad tualetti külastada, tahavad duši alt käia läbi, prügi kuskile jätta, tahavad, et seal oleks puhas ja ilus, siis et kuidagi see saaks kooskõlas hästi korraldatud, et kõik ettevõtted räägiks kaasa, linnaga koostöö oleks väga hea. Ja selle sinilipu osas tõesti, et see tuli natukene üllatusena, et infot tõesti selle kohta ei ole. Tavaliselt võetakse kuskil mingid analüüsid, öeldakse, et mida on liiga palju või mida on liiga vähe ja seda on natukene aega muuta. Kes siis sellega tegeleb, et nüüd Pärnu lahes saaks asjad tasakaalu jälle. Aga siis oleks võimalik sellega rohkematel inimestel kaasa mõelda, kui see tuleks kuidagi avalikkusele, et mis seal nüüd siis konkreetselt valesti oli, mida seal liiga palju oli. Aga võib-olla sellest on räägitud, et võib-olla ma ei ole ise nii põhjalikult nüüd uurinud. Siin maatangi kella, et ega meil väga palju pole aega enam jäänud, et kas on midagi sellist, mis sa oleks ise tahtnud Eleri rääkida, mille kohta nagu ei olnud praegu küsimust otseselt või mis sul praegu meeles veel mõlgub? Ja üks mõte tuli seoses sellega, kus Tom tõesti ütles, et surfivarustuse konkurentsis Eesti turul, kus hind ikkagi määrab olulise sellise osa, et mille kasuks inimene või surfarid otsustavad, siis see keskkonnasäästlikkus, meie enamus klientidele läheb see korda, et asjad on toodetud keskkonnasäästlikult ja sõbralikult, aga kõige suurema väärtuse loob see kvaliteet tegelikult seal taga, et asjad on kaua kestvad ja siis sa pead vähem tarbima. Et me proovime alati eelistada selliseid kvaliteetseid tooteid. Võib-olla see tuli vahepeal meelde. Mul on selline enda üks isiklik põnev teema, mida ma ka kõikide saate käest küsin, et oletame, et loodusele anda õigused. See on ka selline nagu asi, mis maailmas siin ja seal on nüüd rakendatud. Kuidas sa ise näed, mis siis oleks teisiti? Mida sa annaks meile? Võib-olla Eleri, sa ütledki siis esimesena. Hästi põnev selline ökofilosoofia, et ma ei ole väga palju leidnud ennast mõtlemas selle pealt, aga hästi põnev teema, millele võiks rohkem mõelda. Et ma olen seda usku kindlasti, et loodusel ei ole tegelikult inimest vaja, et loodus on ise reguleeriv süsteem ja suudab tasakaalus olla ilma inimeseta. Ja kui mõeldagi Pärnu lahe peale, et mina ka ei tea, mis veed sinna täpselt, mis torust kuskilt jõuavad või kuidas need linnalehmad sellele veele mõjuvad, aga selline kahepoolne leping, et tema saaks ka sõna sekka öelda, et mina sellele alla ei kirjuta, et siuke toru praegu siia suubub. Et see oleks hästi põnev ja loomade õigused ja et kõigil on õigus eksisteerida. Et kindlasti selline küsimus paneb nagu hiljem ka mõtlema veel. Kuidas sina, Tom, suhtud loodusele õiguste andmise ideesse?
mida näiteks ka seal samas Rootsis juba päris palju arutatakse ja Euroopas suht vähe, aga noh, siin Ladina-Ameerika maades ja Uus-Meremaa on üks tuntud näide ja on sul mingi oma seisukoht? Nagu mõtlema, et kas see mitte nagu ei olegi nii, et me siin võib-olla jah, inimestena üritame nagu midagi sahmida vahepeal ja võib-olla muudame asju natuke keerulisemaks, arvan, et midagi kontrollime, aga tegelikult kas või sama põnev aeg, mis meil on siin olnud 2 aastat ju näitab, et tegelikult ega me ju ei kontrolli midagi. Et me ikkagi peame selles mõttes nagu kooskõlas selle asjaga toimetama ja ma ei tea, jälgi, kuidas puhub tuul, millal ta puhub, siis saab teha neid asju. Kui paistab päike, siis saab teha neid asju ja kui saab vihma, siis on ka nagu tore. Et igale asjal on mingi oma aeg ja ma arvan, et tegelikult see loodus ikkagi ruulib, et kui sa nagu selle kooskõla leiad, siis nagu on, et jällegi nagu tulles sinna surfimaailma poole peale, et sa ei suuda nagu võidelda loodusjõududega, sa ei saa tormist jagu või nendest meeletutest lainetest, sa ei saa neist jagu, aga sa saad õppida tegelikult neid nii-öelda ära kasutama ja nautima seda sellisel kujul. Et ma arvan, et see on niisugune universaalne looduse võib-olla niisugune seadus, et me peame ikkagi nagu kooskõlas selle asjaga kuidagi toimetama, et see vägi ikkagi on looduse käes. Ja siis paluks teilt mõlemalt ka raamatu soovitust, et mida lugeda. Endale ma küsin seda muidugi, aga võib-olla ka kõik, kes nüüd vaatavad seda saadet, need siis saavad ka nagu idee. Mina olen hästi närb lugeja, ma olen hästi närb raamatulugeja, et mul on siin kapi peal juba väga pikalt raamat, mis räägib sellest, kuidas Kittila või siis ehk siis Levi, mida me tunneme, kuidas sinna lennujaam tekkis. Niisugune dokumentaal ja mitte võib-olla kõige paremini kirjutatud ja ta on veel teises keeles ka, nii et see ei edene mul üldse. Et ma tegelikult loen päris palju, aga võib-olla selles mõttes siuke tüüpiline blondiini vastus, et raamatud on nii ebahuvitavad, et tegelikult on ikkagi nii palju põnevamat materjali kuidagi täna, mis ilmub kiiresti ja on niisugune kiireks tarbimiseks ja maailm muutub nüüd ohutu kiirusega. Et mul vist nagu see lugemine läheb rohkem niisugustele mingi online asjade peale, et hoida ennast kursis nii, ma ei tea, surfimaailma kui ka mingite turismimaailma ja ka see on nii suures muutumises, et paljud asjad, mis on juhtunud paar aastat tagasi, täna enam ei päde. Et asjad täiesti muutunud. Et ma nagu ei oska selles mõttes raamatu, ma korra mainisin Netflixi ja vaadake Rose Islandit. Eleri? Ma olen nõus, et rohkem jõuab lugeda selliseid lühemaid kirjatükke, et sellest oma valdkonnast. Aga võib-olla mind rohkem raamatute osas nagu huvitavad sellised natukene vaimsemad teemad võib-olla, et Esa Saarineni ja Kristi Lonka muutumised. Aga tegelikult, Aivar, kui sa ise küsid endale raamatut, siis mul on siin laua peal üks surfiraamat, mille on kirjutanud siis Jaana-Martin Ots ja Tom, kes see kalk oli? Karmo Kalk. Karmo, jah. Et kui sellisest surfiturismist aimu saada, siis Alohast saad täitsa tulla suvel laenutada ja tuul sasib juukseid ja kujutad ette, et oled kuskil teisel pool maailma surfiparadiisis. Mine tea. Aga suur tänu ja ma tea, head hüberneerumise jätku. Praegult ju uue hooajanik veel aega on kõvasti. Aitäh, et veetsid selle tunni. Aitäh kutsumast. Aitäh, Aivar, et sa teed neid asju. Et kui sina ei teeks, siis kes siis veel? Aitäh, nägemist. Nägemist. Ja päeva.